Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Viimastel päevadel on Eestis räägitud palju armastusest ja ka selle vastandist ehk vihkamisest. Ka pühakirjas kõneldakse neist mõlemast, kõneldakse päris palju ja kõneldakse tihtipeale ka üsna üheskoos. Näiteks, kui me võtame lahti püha apostel Johannese esimese kirja, siis selle 3. peatükist võime lugeda selliseid lauseid. Ärge pange imeks, vennad, kui maailm teid vihkab. Me teame, et oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi. Kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Igaüks, kes vihkab oma venda, on inimese tapja. Ja te teate, et ühelgi inimese tapjal ei ole igavest elu, mis temasse jääks. Vihkamine ja armastus. Inimesed ütlevad sageli, et kirik peab kuulutama armastuse sõnumit. Ja kirik on sellega nõus. Kirik, see tähendab need, kes on kiriku liikmed ja need, kes on kiriku vaimulikud, kes on kutsutud kuulutama evangeeliumi. Kirik kuulutabki armastust. Kirik kuulutab eeskätt Jumala armastust. Seda, mille kohta me võime lugeda siit samast püha apostel Johannese esimesest kirjast, veidi edasi, järgmisest peatükist. Selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema meid on armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Niisiis, kirik kuulutabki armastust, eeskätt Jumala armastust meie patuste vastu. Armastust, mis on maksnud väga ränka hinda, selleks, et meie patud oleksid andeks antud ja me võiksime Jumalaga lepitatuna elada igavesti. Jumala poeg on meie eest surnud ja surnuist üles tõusnud. Kirik kuulutab aga ka seda armastust, mis peab olema meil inimestel, eriti kristlastel, ristiinimestel omavahel. Nii nagu ma juba lugesin, me teame, et oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi. Kes venda ei armasta, see jääb surmasse. Ja apostel jätkab, sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest. Ja meiegi peame jätma elu vendade eest. Kui Jumala armastus on teostunud selles, et Jumala poeg on surnud meie eest, meie lepitamiseks Jumalaga, siis suurim armastus, milleks meiegi oleme kutsutud, on tegelikult seesama. Anda ennast täielikult selleks, et need inimesed, kes on meie kõrval, võiksid leida sellesama lepituse Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Ma lugesin hiljuti ühe inimese küsimust, mis oli umbes järgmine. Mis on kirikul asja sellega, millist surmapattu mina teen? Vaadake, kui kiriku kutsumus on armastus, siis ei saa kirik, ei saa ükski kristlane teistmoodi, kui et tal on asja iga inimesega. Iga inimesega, kes ilma Jumala armastusest osa saamata hukkuks. Jumala armastus ei tähenda aga mitte patu või kurja või valega leppimist, vaid see tähendab sellest päästmist. Kui me armastame tõeliselt, siis me ei suuda lasta mitte ühelgi inimesel hukkuda. Aga kuidas on nüüd selle vihkamisega? Vaadake, vihkamisega on lugu nii, et vihkamine ei ole mitte ainult
aktiivne teisele inimesele kurja soovimine või tegemine, vaid vihkamine on tegelikult ka hoolimatus ja ükskõiksus. Kui sa näed teist hukkumas, aga ütled, mis on minul temaga asja, siis sa mitte ei armasta seda inimest, vaid vihkad. Kui Jumal oleks nõnda meie peale vaadates öelnud, vaadaku ise, kuidas hakkama saavad, siis ei oleks ta saanud inimeseks. Siis ei oleks ta meie eest kannatanud ega surnud. Siis ei oleks ta meid lunastanud ja siis ei oleks meil igavest elu. Tõeline armastus seisneb selles, et Jumala poeg on andnud ennast meie eest. Sellest me oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest ja meiegi peame jätma oma elu vendade eest. Just selliseks armastuseks kutsub meid Jumal, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses.